Nii, tere head ettevõtliku kooli õpetajad, kes te olete täna siia tulnud osalema. Ja kuna viimastel kuudel on meil olnud siin päris huvitav olukord, siis see on viinud selleni, et me oleme esmakordselt siis käivitanud sellise õpiringide sarja, kuidas koostada õpijuhiseid ja seda rahastab siis Euroopa Regionaalarengu Fond projektist Ida-Virumaa Patee 2019 kuni 2023. Ja see õpiringide sari kestab meil 27. maini ja see on meil planeeritud siis igale kolmapäevale kella 3:30 kuni kella 4:30. Ja täna toimub siis meil selline sissejuhatav osa, kus me räägime siis juhitud iseseisvast õppest ja saate tutvuda ka siis Hispaania õppekeskuse tegevusega. Minu nimi on Hälis Rooste ja ma töötan Ida-Viru ettevõtluskeskuses programmis Ettevõtlik kool ja minuga kaasas on täna siin Keter Kalles, kes on siis Hispaania õppekeskuse kooliosa juht, on nii, ja ka õpetaja. Ja tema siis juhib meil seda õpiringide sarja ja järgmisel kolmapäeval liitub temaga ka siis Hispaania õppekeskuse teine õpetaja, kelle nimi on Merle Plaat. Vastab tõele, jah? Väga tore. Aga enne kui ma annan sõna Keterile, siis ma räägin ka korralduslikust poolest, et meie õpiring siis kestab 1 tund ja me salvestame selle õpiringi praegu. Ja kõigil on siis palve, et õpiringi esimeses pooles me paneme mikrofonid kõik kinni, et meil ei kajaks vastu. Ja kui teil tekib küsimusi, siis te saate kirjutada neid chatis. Ja siis ma vahepeal siis loen ette Keterile neid, kui ta ei jõua neid märgata ise. Aga siinkohal ma annan siis, tutvustan ka, kes meil täna siin on. Ehk siis meil peaks olema täna osalejaid õpetajaid siis 6 erinevast koolist. Meil on esindatud siin Jõhvi põhikool. Jõhvi põhikoolist on meil Sigrit Lehvita. Nii, siis on meil Annika. Kersti Smorodina, tema lehvitada ei saa. Ja siis meil on Sillamäe gümnaasiumist Anne Meldre. Maleva põhikoolist Anne lehvitab meile. Maleva põhikoolist Tatjana Kosjuk. Nii, siis on Illuka koolist Anneli Pogents ja ka lasteaiast. Ja Järve koolist Halli Toommägi. Nii, ja Maris on meil ka. Maris on meil haridusklastri koordinaator, nii et tema tuli ka osalema. Nii, vist said kõik ära nimetatud praegu. Nii et... Ja siis mind abistab ka Hispaania õppekeskuse 3. klassi õpilane Halliki Margaret Hiir. Just, täpselt nii. Lehvita ka, palun. No nii, väga tore, aga ma annan siis Keter sulle sõna üle. Ja, kõigile üks suur tere ja rõõm kõiki näha. Ja mul on tõesti väga suur rõõm näha, et nii palju osalejaid on ja nii mitmest erinevast koolist. Ehk siis head sõna levitama asume me kõik. Ja tänase sellise õpiringi esimese osana võiks see välja näha siis selline, et esimeses pooles me räägime Hispaania õppekeskusest, tutvustan lühidalt ja mind aitab Halliki seal lõpus, nii et pange oma küsimused kõik valmis, Halliki võtab kõik vastu. Ja teises pooles siis teen ka sellise sissejuhatuse juhitud iseseisvasse õppesse, mis meie õppekeskuses on siis õppimismeetodiks. Ja tõesti, me palusime praegu panna teil mikrofonid hääletu peale selleks, et ei tekiks seda taustamüra. Juhuslikult ikka kellegi mees võib koju tulla või laps küsima midagi. Aga selleks, et ikkagi nii-öelda see õpiring on vestlusring ja üksteist saab rikastada, kui saab üksteisega rääkida ja jagada, siis palun, kui kellelgi on soovi küsimus küsida, vahele kommenteerida, siis saab vajutada tõesti seda pöialt sinna pildi peale ja siis on ka olemas selline võimalus nagu tõsta käsi.
ja mul on lahti teie nimekiri ka, et siis ma näen, kui keegi on andnud käega märku, et soovib sõna, siis ma ka seda hea meelega annad. Ja just esimesel poolel on teie küsimused oodatud ja mõtted ja teises pooles ma juba tegelikult aktiivsemalt teid ka kutsun endaga vestlema. Ja ma arvan, et me võime alustada. Ja selleks, et oleks nii-öelda ka midagi silmale vaadata, siis ma panen ka slaidi esitluse. Nii, ja palun kinnitage, kas te kõik näete? Näppudega, kätega, noogutusega. Väga tore. Nii. Hispaania õppekeskus on siis Marbellas tegutsev koduõppe tugikeskus. Koduõppe tugikeskus tähendab siis seda, et meiega liituvad õpilased oma kodukoolidest ja suunduvad koduõppele ja meie õppekeskuses pakume professionaalset tuge koduõppel. Ja see tähendab seda, et kuna õpilane on koduõppel, siis õpiväljundite ja oskuste omandamise vastutus lasub ka lapsevanemal. Ja meie siis sellises kolmnurgas kool, lapsevanem ja laps toetame õpiväljundite ja oskuste omandamist ja meie õpetame siis toetudes Eesti riiklikule õppekavale, just nagu kõigis Eestis teistes koolides. Ja meie õppekeskuses õpivad õpilased siis vastavalt sellele, kuidas nad on sattunud meile, kas nad on tulnud ainult üheks perioodiks, see tähendab siis 7 nädalaks, või nad on tulnud sinna 2 perioodiks või siis hoopis terveks aastaks. Ja meil on ka õpilasi, kes on juba 3 aastat järjest meil õppinud. Õppeaasta on küll tegutsenud juba 5 aastat. Et neid õpilasi, kes on kas või 1 või 2 perioodi olnud igal aastal, ka neid on. Et isegi mina ei saa nii õnnelik olla, et kõigil 5 aastal olen olnud Hispaania õppekeskuses. Ja kuidas siis meieni jõutakse? Nagu te teate, siis hea sõna levib kiiresti. Ja tõesti on niimoodi, et meie õppekeskuses sellel õppeaastal on õpilasi 40 erinevast koolist. Ja nagu te teate, siis selle kuulujuttudega levib ka igasuguseid müüte. Ja ma arvan, et üks kõige tuntum müüt on ikka see, et Hispaania õppekeskuses on ainult Rocca al Mare kooli õpilased. Aga nagu te näete, siis see diagramm näitab vastupidist, et tegelikult on nii, et Rocca al Mare kooli enda osakaal on isegi vähem kui pool. Ehk et meile satuvad kõik õpilased üle terve Eesti. Ja siia üks statistiline diagramm veel. Siin on siis selle õppeaasta õpilaste arv ja ka nii-öelda esimeste õppeaastate õpilaste arv. Ja nagu te näete, oleme me olnud sellises tõusvas joones. Mingitel perioodil jääb see arv suhteliselt samaks, kuid ikka siin esimesel ja 4. perioodil on selline, ütleme, see tung suurem. Ja täpsustan siinkohal ka seda, et viimasel perioodil nüüd sellel õppeaastal see number siis ei ole tõene, sest et nagu me teame, tabas meid pandeemia ja Hispaania õppekeskus samamoodi siis 16. märtsist asus distantsõppele ja 5. perioodil ei saanud siis lapsevanemad Hispaania õppekeskusesse tulla või Hispaaniasse sõita ja jäädi siis kodukoolis õppele. Nii. Ja siis lähemalt natukene. Mis siis on Hispaania õppekeskuse see pärl, mis teeb ta eriliseks? Et igal koolil on oma selline kontseptsioon või põhimõte, mille järgi nad tegutsevad. Ja meie põhimõte on siis Rocca al Mare kooliga, meie need alusväärtused on samad. Et tõesti unistused muudavad maailma. Ja alusväärtusteks ongi õnnelikkus, eetilisus ja vaimsus. Laps kannab neid väärtusid praegu ja ka tulevikus. Kui laps alustab kooliteed, siis meie nimetamegi seda valmisolekute kujunemise teekonnaks. Laps on eluterve, loov, uudishimulik, omanäoline, andekas, märkab, õpib ja kasvab. Ta erineb, ta julgeb erineda ja ta tahab erineda. Ta on eriline. Tema silmad ja süda on avatud
ja näpud sügelevad tegemiste järgi. Edenemise mõõdupuuks on isiklik areng, mida meie siis koolis toetame läbi iseseisvuse, vastutuse, avatuse ja juurte hoidmisega. Öeldakse küll, et koolitee viib maailma, kuid meie õppekeskuses alustame oma kooliteed juba maailmas, ehk et võib saada alguse kõik ka laiast maailmast. Teekonna tugevust laotakse meil läbi unistamise, õnnelikkuse, tahtepanuse, kohaloleku, mitmekülgsuse ja eneseteostusega. Kui lapse unistused muudavad maailma paremaks, muudavad paremaks ka ümbritsevat maailma. Ja meie soov on see, et ta unistaks nüüd ja ka tulevikus. Ehk et kooli lõppedes siis on see laps samamoodi uudishimulik, omanäoline, andekas, kasvab ja areneb. Ta on tugevate Eesti juurtega maailmakodanik. Ja selleks siis meie asumegi teele koos valmisolekute kujunemise teekonnal. Ja kuidas siis see sinnamaani jõuab? Ma ennem mainisin ka seda, et meil on õpe nii-öelda nagu tulevikku suunatud, mis on kõigis koolides. Eesmärk on ikka tulevikus, kuid selleks, et jõuda sinnamaani, tuleb ära õppida, mõtestada, seostada ja kinnistada ka tüviteadmised. Ilma nendeta me ei saa. Ja sellepärast ka lähtume meie Eesti riiklikust õppekavast ja õpetame õppekava täies mahus põhiaineid. Nagu te siin näete, on siis põhiained meil välja toodud ja need on tõesti siis vastavalt riiklikule õppekavale. Nüüd loov- ja oskusained on selleks, et muuta õpet mitmekülgsemaks, aga me ei läbi neid riikliku õppekava täies mahus, ainult osalises. Ja nagu te näete, siis kunsti liikumistundi on kord nädalas. Laulame me igal hommikul ja käelist siis juhendaja õpetaja seob, integreerib sisse siis õpijuhistesse. Ma korraks piilun ka teie siia juurde, et kätt veel ei ole kusagilt, et kui küsimusi tekib, siis võite kohe ka märku anda. Ja kuidas see õppetöö toimub siis? Et on sarnaselt ju Eesti koolidele meil õppeained, aga meie tegutseme juhitud iseseisva õppemeetodil. See tähendab siis seda, et õppetöös me kasutame õpijuhiseid ja õpijuhised on siis, see on nagu tööjuhend, mis võimaldab õpilasel iseseisvalt õppida. See õpijuhis on selleks, et õpilasel tekiks võimalus meenutada, luua seoseid, tekiks küsimusi ja et ta oskaks ka ise leida neile vastused. Loomulikult on õpetaja seal kõrval, kes pakub tuge, kuid põhiline viis on tõesti see õpijuhis. Teises ja kolmandas klassis annab juhendaja õpetaja siis õpijuhised kätte igal hommikul, kus siis on kirjas sellele päevale määratud õppeainete kõik ülesanded. 4., 5., 6. on täitsa teises olukorras. Nemad saavad kõik oma ülesanded, terve nädala ülesanded kõikides ainetes kätte esmaspäeval. Ja rõhutan siin kohal veel seda, et esimene klass esimesel poolaastal tegutseb väga palju koos oma juhendaja õpetajaga, et saaks omandatud õpioskus. Ja ütleme siis kuskil jaanuarikuust hakkavad ka nemad saama selliseid lühemaid õpijuhiseid, suunavaid ülesandeid, et hakata iseseisvalt tegutsema. Ja miks on juba nii-öelda teises ja kolmandas klassis meil õpilased nii iseseisvaks suunatud? Üks põhjus lisaks sellele, et me liigume ju ennastjuhtiva õpilase poole, on ka see, et meie kooli õpetajal on 2 klassi juhendada ja selleks, et õpetaja jõuaks kõigini, on õpilastel võimalus iseseisvalt tegutseda. Nii, ja siin on üks näide 3. klassi õpijuhisest, ühest sellest algusest. Aga siis, kui ma nüüd ütlesin ka teile, et õpilastel on ette antud need ülesanded ja 4., 5., 6. saavad esmaspäeval kõik kätte, siis kuidas näeb välja see nädalaplaan? Tegelikult on siis niiviisi, et
tunniplaani oleme me paika pannud oskusained ja loovained, mis on kindlatel aegadel, kuid ülejäänud õppetöö on siis õpilase enda planeerida. Ja siin hetkel te näete 6. klassi tunniplaani, kus ma olen kirja pannud keeletunnid, mis peavad olema kindlatel aegadel see, et saaks toimuda roteerumine, aga ülejäänud siis põhiained paneb õpilane ise. Eesti keele tõesti olen esmaspäeval paika pannud, sest et sellel nädalal oli neil koostöö 3. ja 6. klassiga ja seetõttu oli vaja see kindlaks määrata, kuid ülejäänud tühjad lahtrid ongi selleks, et nad saaksid ise mõelda, mis päeval, mida nad sooviksid teha. Ehk siin tuleb see aja planeerimise oskus. Loomulikult mina õpetajana olen natukene ka suunanud. Nagu te näete, on seal väiksena kirjutatud ka konsultatsiooni ajad. See tähendab siis seda, et selleks hetkeks ma õpetajana soovin, et ta on vähemalt tutvunud antud teemaga. No näiteks ajaloos, et ta on läbi lugenud vastavad peatükid või matemaatikas on ta juba mõned ülesanded lahendanud, seda selleks, et see konsultatsioon oleks täisväärtuslik. See on hetk, kus ta saab olla koos juhendaja õpetajaga ja küsida küsimusi. Et hästi oluline rõhk on just küsimuste küsimisel. Ja siis on need konsultatsioonid annavad selleks võimaluse. Ja siis esmaspäeval ongi esimene ülesanne oma aja planeerimine. Loomulikult enne seda annab juhendaja õpetajaga lühikese ülevaate, mis ees ootab, saavad nad tutvuda õpijuhistega, et see planeerimine õnnestuks lihtsamalt. Ja ma võin teile kindlalt öelda, et esimesel 2-3 nädalal uutel õpilastel läheb ikka see, vett vedama, sest et veel ei olda täiesti kindlad, kui kiiresti nad suudavad mingis aines edasi liikuda. Ja isegi kui nad teavad, et nad on tugevad mõnes aines, siis iseseisev õpe võtab ikka seda tempot alguses natuke maha. Nii et siis nad esimese 2-3 nädalaga õpivad ka aja planeerimise päris hästi selgeks. Aga nagu sai rõhutatud, siis tegemist on juhitud iseseisva õppega ja selleks, et õpe oleks juhitud, on ka juhte vaja, neid, kes suunavad ja sellel õppeaastal on siis Hispaania õppekeskuses 5 õpetajat ja ma tutvustan teile ka neid, et alustame vasakult on Vodjakooli Marika, kes siis on roteeruv õpetaja. See tähendab seda, et meil Hispaania õppekeskuses igal õppeaastal on käinud Rocca al Mare koolist üks õpetaja, kes käib õppimas seda meetodi, juhitud iseseisev õpe, et seda siis hiljem viia Rocca al Mare kooli tagasi. Kirke on meil abiõpetaja rollis, see tähendab, et siis kellel on õpiraskused, õpimotivatsiooni vaja tõsta, siis on meil Kirke see, kes on abikäsi ja loomulikult ka mõnikord, kui on õpetajal vaja teha ühistööd mitme klassiga, siis on ka Kirke andnud oma panuse sinna. Õpetaja Merle on siis ka, meie õpetaja Merlega alustasime koos Hispaania õppekeskuses tegutsemist siis 4 aastat tagasi, kui me käisime õppimas selle loojate siis Airi ja Kaja juures ning siis 3 aastat tagasi me ühiselt seda teed hakkasime astuma ja kooli looma omanäoliseks ja oleme nüüdseks tegutsenud. Ja meiega koos on Juulika, on siis keeleõpetaja, kes õpetab siis inglise keelt, hispaania keelt, annab eratunde ka saksa keeles ning mõnikord on aidanud tõesti ka näiteks ajaloo õpetamisel ja matemaatika õpetamisel. Et siin nagu selles mõttes on hästi tore, et Hispaania õppekeskuses on õpetajad väga mitmekülgsed ja sellepärast ongi öeldud see 7 ametiga kriimsilmad, et sa pead olema valmis tõesti kõike tegema ja proovima, katsetama. Ja tegelikult ma arvan, et see on selliseks heaks eeskujuks ka lastele, kes näevad seda, et kõik on võimalik, kui proovida ja teha. Ja mina siis tõesti saan, nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis me Merlega koos alustasime 3 aastat selles ja Juulikaga selles õppekeskuses ja veame nüüd seda edasi ja hoiame lipulaeva. Nüüd lühidalt ka võib-olla seda, et kui meie juures õpilased käivad,
siis mis saab neist edasi? Noh, nagu te aimate, siis suurem osa tegelikult neist lähevad tagasi oma kodukooli. Et kui nad on lõpetanud kas siis selle aasta või teatud perioodi meie õppekeskuses, liiguvad nad tagasi oma kodukooli, kus nad jätkavad oma haridusteed. Väga paljud tulevad ka järgmisel aastal tagasi. Mõnel on kujunenud juba ka rutiin, et käivadki kas siis talve ajal või vastupidi, pikendavad oma suve ja on teatud perioodidel alati kohal. Aga tegelikkuses on ka päris palju õpilasi neid, kes lähevad rahvusvahelisse kooli. Seda siis kas nad lähevad tõesti mõneks perioodiks, sest ka rahvusvahelised koolid võimaldavad seda, või nad lähevad ka aastaks või 2 ja ma tean, et on ka õpilasi, kes on ka jäänud sinna kooli. Et ütleme nii, nendele õpilastele ma näen, et nad julgevad astuda ka neid samme. Noh, mõelge tegelikult, kui noorest east, et meie juurest on rahvusvahelisse kooli läinud siis peale 3. klassi, peale 5. ja peale 6. klassi. Et astuvad selliseid suuri samme ja tihtipeale põhjuseks tuuaksegi see, et kas üks lapsevanematest on seotud tööga ja Hispaaniaga, nii et nende elu on nüüd Hispaanias, või lapsel on suur huvi saada selgeks keel. Ja seetõttu liituvad siis ka rahvusvahelise kooliga. Ja tõesti on ka see, et osad õpilased jätkavad ka kodukooli programmiga, ehk siis õpivad 2 koolis korraga. Nii, ja siinkohal nüüd ma annaksingi sõna hoopis Hallikile. Ja Halliki. Võid võtta mikrofoni, jah. Nii, ma kirjutasin ennevalt Hallikile paar küsimust või mõtet, et mis ta võiks siis avada just õpilase vaatevinklist, et mis see Hispaania õppekeskus on, mille poolest on ta eriline, mis talle meeldib. Ja ma arvan, et sa võid Hallik hakata jutustama ja ma usun, et meil on küsimusi ka sulle, mis aitavad sind. Mina alustasin tegelikult samal ajal, kui Keter hakkas seda kooli vedama. 3 aastat tagasi, 1. klassi tulin siia. Olin seal 1 aasta ja siis mõtlesime, et äkki käin seal suures koolis ära ja siis 1., 2. olin seal ja 3., 4. Eestis ja 5. läksin jälle sinna tagasi. Ja sellel aastal olime jälle terve aasta seal, sest meile lihtsalt nii meeldib seal. Ja Hispaania õppekeskuses ehk siis HÕK-is seal õppimine on iseseisev. Mida kõrgemale klassi lähed, seda iseseisvamaks sa saad ja seda iseseisvamalt sa õpid. Näiteks ma mäletan 1. klassi, kuidas ma ootasin, et me saame lõppude lõpuks päevaplaani, aga me jõudsime sinna nii hilja ja siis oli see ka meil tahvli peal kirjas, et ma olin natuke pettunud, aga ikkagi, et siis me hakkasime rühkima sinna. 2. klassis olime suhteliselt palju õpetajaga, aga meil olid oma päevaplaanid, mida me järgisime ja nüüd 3. klassis viimastel aegadel, enne kui me koju õppele läksime, siis käis niiviisi, et meie 3. klass jaotati laiali. Mõned jäid klassi, mõned läksid maja peale laiali ja me õppisime ise. Tekkis küsimus, otsisime õpetaja ja küsisime. Ja selle õppimise juures mulle meeldib midagi, aga mul on seda küsimust nii palju küsitud ja ma ikka ei tea, mis mulle selle juures meeldib. See lihtsalt midagi seal juures meeldib mulle, mis on huvitav ja see on mitmekülgne, et sa saad ise avardada enda teadmisi ilma, et keegi sind kogu aeg juhendaks. Ja Halligi, kas on ka nii, et no kui sa mõtled oma päeva peale, siis
et kui sa nüüd kujutad ette, sa ju oled tavakoolis ka käinud, et sa tead, et klassis olles on väga hea, kui õpetaja on kohe olemas, aga seal on see aeg nii-öelda sinu eest ära planeeritud ja nüüd Hispaania õppekeskuses on sul võimalus oma aega ise planeerida. Kas on nii? Ja. Mis sa arvad, miks see on õpilasele nagu hea, et ta saab ise oma aega planeerida? No, see muidugi arendab sind, sest sul on tulevikus seda väga palju vaja ja see tekitab selle hea tunne, et sa saad iseenda õppimist kontrollida, et seda kontrolli ei ole sinult ära võetud, mis tekib suures koolis, kus kõik on planeeritud sinu eest. Aga kas oskad ka öelda mõne sellise punkti, mis Hispaania õppekeskuses, mis vajab nagu arendamist, mis on veel nagu puudujääk, mida saab veel paremini? Midagi väga selle õppetöö kohta ei olegi. Ainuke, mida ma mõtlen, et võiks saada arendatud, on maja, sest see läheb, nii paljud inimesed tahavad sinna tulla ja maja on liiga väike. Tõesti. Ruumi küsimus on alati, et sellise iseseisva õppe jaoks selles mõttes on tõesti üks märksõna on see isiklik ruum ja on ju teada-tuntud see, et kui ühes klassiruumis on palju inimesi, siis see isiklik ruum kaob ja kindlasti on see raskendatud, kindlasti mitte võimatu, kuid on keerulisem, kui on sul rohkem seda isiklikku ruumi ja vabadust õppida seal, kus sa soovid. Ja ma hea meelega nüüd ootangi teilt ka küsimusi seotud Hispaania õppekeskusega ja siis kas mulle või Hallikile. Hälis, sina vaata olid ka nüüd meil kohal, et äkki sa oskad ka siis võib-olla mõnda punkti täpsustada, mida meie Hallikiga praegu siin juurde ei lisanud. Ja, et võib-olla Halliki jagab seda, et kuidas ta oskab planeerida oma aega just nende puhkepauside koha pealt, et kui palju ta võtab aega õppimiseks ja kui tihti ta siis teeb neid pause ja kui pikalt need pausid on. Ja kas see on kuidagi vabal valikul või ta on kuidagi selle planeerinud, selle puhkamise sinna juurde, et kuidas see käib? Minul käib see nii, ma olen väga püsiv, kui ma jään midagi tegema, siis ma jään seda tegema. Selles mõttes ma püsin, et kui ma olen suutnud keskenduda, siis ma ei saa sealt ära. Ehk siis mul käib see õppimine pigem niiviisi, et ma õpin, kuni päevaplaanis on Keter kirja pannud, et liikumispaus. Päriselt, miks? Jah, et tegelikult Halligi tegelikult oli õige punkti välja, sest et mingil hetkel pidi hakkama kirjutama õpijuhisesse sõna otseses mõttes ka pause sisse. Ja minu käest tuli, ma mäletan, teise klassi õpilane küsis, kas need liikumispausid, puhkepausid on kohustuslikud. Et ma nägin, et mingil hetkel need muutusid nagu hasarti läksid, et nad tahtsidki näha, kui palju nad suudavad teha. Aga vot seal tekibki see punkt, et iga inimene vajab puhkust ja laps veel eriti, et nii-öelda saaks siis, et see õppimine oleks produktiivne, siis tuli panna selle puhkusaja sisse ja ma ütleksin, et ma olen üllatunud selles, et kui alguses tõesti esimestel nädalatel uued õpilased loomulikult neid puhkepause võtsid pikemaid, siis nad mingil hetkel said aru, et see ei tasu ära, sest et nende ju ülesanne on ju päevaplaan lõpuni saada, sest et siis ei jää neil ka koduseid ülesandeid. Ehk neil on nagu motivaator selle koha pealt olemas ja siis oligi see, et nad võtsid selle väljaminemise hetke, puhkasid pead, mängisid korra palli, aga nad tulid tagasi tegutsema. Ja isegi oli nii-öelda, kui meil on see söögipaus vahepeal, ma ei täpsustanud tegelikult enemalt, et päevaplaani juures ongi see, et meie õpitegevus hakkab kella 9 kuni kella 12:30, siis on tund aega pausi ja kella 12:30 jätkub õpitegevus, aga selliseid vahetunde meil ei ole, ehk sealt tulevadki need pausid, mida lapsed ise võtavad endal. Et siis isegi pidi nii-öelda nendel pikkadel pausidel õpilasi suunama puhkama, sest et nii-öelda nendel oli kas see hirm või soov siis teha õpitu kiirelt ära.
et seda peab ka hästi jälgima, et ei muutuks Hispaania õppekeskus vaba aja veetmiskeskuseks, vaid et ikkagi me tegeleme seal õppimisega ja see kõik peab olema tasakaalus. Ja, sest küsisingi just seda küsimust sellepärast, et märkasimegi ju tookord, kui teie juures külas käisime, et lapsed olid lihtsalt nii keskendunud oma õppimistesse ja neile tuligi meelde tuletada, et vahepeal, et on vaja minna liikuma, et see oli nagu väga huvitav, et see keskendumine oli lihtsalt nii sügav nendel. Aga äkki siis Alliki saab rääkida ka sellest kodust ülesannete andmisest ka, et kuidas see käib, et kas teile antakse ka koduseid ülesandeid siia juurde? Nende õpijuhistele või kas te õpite kodus üldse? Koolis antakse meile kodutöid ja kui praegu oleks see, mis meil enne oli, jah, meile antakse kodutöid ja kui me ei saa enda päevaplaani lõpuni ja see on tähtis asi, siis see jääb meil ka kodus teha, aga mõnikord on päevaplaan lihtsalt nii pikk, et mitte keegi ei suuda klassis seda ära teha, nii et see lükatakse homsesse. Aga seda juhtub harva. Aga praegu on meil kõik nagu kodutöö, sest me seda kodus, see on töö. Ehk tegelikkuses on Hallikil õigus, et ütleme niiviisi, et meie proovime õpijuhiste koostamisel keskenduda sellele, et ei jääks koduseid ülesandeid selleks, et kodus saaks õpilane tegeleda oma hobidega ja meie suuname neid nii-öelda lugema, et kodune ülesanne ongi lugemine, aga tõesti, kui jääb õpijuhisest midagi tegemata ja see on vaja nii-öelda selleks päevaks ära lõpetada, siis see osa jääb kodus teha. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, siis see ongi see motivatsiooni koht õpilastel, et kui nad näevad, et nad saavad koolis kõik tehtud, siis kodus on päris pikk puhkeaeg, kus nad ei pea enam nii-öelda selle õppetööle keskenduma ja saavad puhanuna, mis on eriti oluline, tulla järgmisel päeval kooli ja hakata õppetööga pihta. Nii, kas on veel küsimusi või me asume edasi? Mul üks kommentaar lihtsalt juurde, et ega ma tahtsingi selle motivatsiooni kohta küsida, aga te mõlemad nii ilusasti vastasite ära, et kuidas see motivatsioon ikkagi õpilastel püsib, siis ma saan aru, et Halliki, sul ongi see, et sa ei soovi siis koduseid töid, et sa tahaksid kodus tegeleda oma hobidega ja see motiveerib sind tegema nii-öelda need ained koolis ära. Kas ma sain õigesti aru? Minul endal isiklikult ei ole seda kodutöö hirmu tegelikult. Et ma teen selle nüüd ära, et mul jääb muidu kodutöö, et seda mul ei ole. Mõnikord on, aga tavaliselt ma saan ilma selle hirmuta hakkama. Et ma lihtsalt süvenden sisse, et mul saab kõik tehtud. Ja, sest ega meil on täna ikkagi see mure, et koduseid töid on väga palju ja põhjenduseks ikka õpetajate poolt ju see, et justkui ei jõuta läbida seda osa, mida planeeriti ja neid koduseid töid on ikkagi väga suur maht. Et noh, see on lihtsalt kommentaariks juurde, et see mure meil kõigil tegelikult on küll jah täna. Ja tegelikult ma ütlengi, et mis on keeruline nii-öelda, kui sa oled aineõpetaja ja mis on siis klassiõpetaja erinevus. Näiteks meil Hispaania õppekeskuses, miks mul on väga hea planeerida kuuendike nädalat, on see, et ma õpetan kõiki aineid. Ma näen tervet kompotti ja ma saan panna neile sellise mahu, mis ma tean, et nad suudavad ära teha. Ehk ma ei saa tekitada neile seda olukorda, et ta ühes aines peab tegema kodus väga palju järgmises aines ja nii edasi, vaid meil on võimalus seda kõike ühildada ja moodustada ühtset tervikut. Ja tänu sellele kaob ka see suur koormus ära. Ja ma ütlengi, et nagu minu meelest on nagu need täiskasvanutel, kui teil on see to-do list, mida teha ja sul on võimalus seal tõmmata maha, et võt see on tehtud, siis õpijuhis annab ju täpselt selle sama efekti. Laps iga kord, kui ta mingi asja ära teinud, siis ta tõmbab selle maha ja ta näeb enda seda edenemise protsessi.
ja kui ta näeb reaalselt, mida ta on selle päeva jooksul ära teinud, palju tal veel teha on, siis see annab talle ka seda motivatsiooni, et nii, nüüd mul on pingutada pool päeva veel, pooled ülesanded veel teha, ma pean tõstma natuke tempot. Või vastupidi, kui ma olen esimeses pooles päevas väga palju teinud, siis nüüd ma saan keskenduda nende põhjalikuks nagu nii-öelda sisukamaks muutmisele, saan võib-olla õpetajaga rohkem konsulteerida mingitel teemadel. Et ma arvan, et see õpijuhis annab selle võimaluse tekitada seda õpimotivatsiooni ka. Ja, nii ta on, et ma lihtsalt täna räägin kui lapsevanem, aga ma muidu ise olen täiskasvanute koolitaja, et mul olengi siin nagu vahepeal, et laste pealt ma näen, et neid koduseid ülesandeid on tõesti väga palju. Koduõppes hetkel oligi vaja väga palju tegeleda sellega, et ega lapsed ju väga üksi ei oskagi õppida. Et see esimene kuu läkski kogu energia selle peale, et õpetada last õppima, kus on tal juhised, kus ta saab vajalikku info, et see oli küll nagu täna väga suur töö kodus, jah. Aga mida rohkem nad seda teevad, nagu te ütlesite, lähebki paremaks ja täna ongi juba vägagi hea. Et nad võtavad selle vastutuse endale, et neil on asjad tehtud ja nende õppimine on korras. Ja Maris, vaata, siit on ideaalne edasi minna, sest et sa täpselt juhatasid sisse minu järgmise nii-öelda topiku ja ma jagan nüüd uuesti oma ekraani ja lühidalt siis räägiks ka siis sellest juhitud iseseisvast õppest. Ja siinkohal ma ongi see teine osa, kus ma soovin ka teiega vestelda, aga enne seda ma räägiks teile ühe näite. Nimelt sinna Hispaania õppekeskusse satub väga palju erinevaid peresid, kes tulevad sinna väga mitmel erineval eesmärgil. Ja sellel aastal sattus minu juurde perekond, kus laps siis tegeles väga tõsiselt tennisega ja ta oli sellele pühendunud ja ta oli väga heal tasemel ja kuna selles piirkonnas on ka väga head akadeemiad, kus ta saab osa võtta, siis peale sissejuhatavat koosolekut lastevanematega oli lapsevanem väga rõõmus, et meie keskendume põhiainetele ja mitte soft ainetele. Minu jaoks tekkis kohe küsimus, et mida tähendab soft aine ja mida selle all mõeldakse ja selgus on siis see, et nende jaoks on oluline, et laps saab tegeleda oma hobiga ja oluline on keelteoskus ja matemaatiline oskus. Ja ülejäänud võiks siis nagu nii-öelda lükata selliseks valikaineteks. Mina isiklikult arvan, et mitmekülgne haridus arendab ka last mitmekülgselt. Ehk et kuhu ma tahan oma jutuga jõuda on see, et tegelikult on ju põhikooli õppekavas meil ka õpilaste sihiseade. Ehk siis kuhu võiks ja peaks õpilane jõudma põhikooli lõpus. Ja nüüd ma soovikski teie arvamust. Kas te oskate mulle nimetada, mis on teie meelest või te teate juba ka riiklikust õppekavast mõnda näidet, mis on need omadused või need oskused, mida õpilane peaks põhikooli lõpuks omandama? Ja ütleme nii, et need ainealane pädevus on nagunii, aga kas te oskate mulle midagi lisaks? Ja nüüd võiks selline vaba vestlus, ma vaatan, kas ma leian üles ka teie. Niimoodi. Kui kellelgi on mõtteid, siis võib avada oma mikrofoni ja rääkida, sest ma praegu seda käemärke ei näe. Ma muidugi ei ole hetkel põhikooli õpetaja, aga ma võin selle otsa lahti teha, mida ma nagu lapsevanemana ootan või mida ma tunnen, et mu laps võiks osata, et kindlasti see oskus õppida, oskus oma aega planeerida, suhtlemise oskus, analüüsivõime ja noh, kindlasti ka see, et ta oskab endale teatud eesmärke seada, et kui ma teen midagi, siis mis on selle tulem, et need sellised oskused. Aga õpetajad kindlasti siin on pädevamad rääkima juurde, nii et ma ütleks, et kas keegi oskab lisada siia, et siin on neid kindlasti midagi veel lisada, et need olid väga olulised oskused ja mis tõesti on ka kirjas põhikooli riiklikus õppekavas. Ma lehvitan,
Jaa, väga tore. No, minule tuli kohe meelde, et kui sa rääkisid nagu sellest, et mis oleks vaja, siis et ma ei mõelnud üldse niivõrd õppekava peale, vaid hoopiski oma kooli arengukava peale. Ja arengukavas on meil nagu põhi 3 eesmärki ja meil see läheb kinnitamisele nüüd küll maikuu sinna volikogusse, aga arengukava põhimõtteliselt valmis veebruaris. Ja detsembris käisin ma siis Hispaanias teil külas ja meil on üks eesmärk on see õppe kvaliteet, teine siis ettevõtlikkus ja 3. on sotsiaalsed oskused. Et see tähendab seda, et kõik see sama, mis praegu Maris ütles, aga see esimene eesmärk, et õppe kvaliteet oleks hea ja siis me kirjutasime siia ennast juhtiv õppija ja ega siis see arengukava nüüd veebruaris ainult ei valminud, vaid me sellega tegelesime ikka terve aasta, eelmise aasta veebruarist alates. Ja kui ma sealt Hispaaniast tagasi tulin ja siis ma ütlesin, et me ei tea üldse, mida tähendab ennast juhtiv õppimine. Vot seal mina nägin ennast juhtivat õppimist. Mis meie praegu siin anname iseseisva õppetööpäevi või anname iseseisvaid ülesandeid või et see ei ole see, mida selle all mõeldakse. Meil oli suur poleemika, kas me selle jätame või ei jäta, aga kuna tegemist oli arengukava, seal on meie sihte, siis me üritame sinnapoole liikuda ja muidugi see praegune distantsõpe tegi nagu kingituse selle näol meile, aga minu jaoks on see üks oluline, et inimene suudab ennast juhtida ükskõik, mis tal tulevikus ette tuleb. Ja siis tulevad kõik need ülejäänud omadused ka kasuks. Ja tegelikult ma nõustun 100%, et kui seal põhikooli riiklikus õppekavas on see sihiseade kindel, siis ma arvan, et seal on tõesti veel vaja lisada just nii-öelda need punktid, mida oodatakse meilt tulevikus. Ja kui me mõtleme selle peale, et ma arvan, et meie põhikooli lapsed hetkel, nad võivad küll unistada mingist ametist, aga sel hetkel, kui nad hakkavad ameteid valima, on kindlasti ametite seas selliseid, mis pole veel tänapäeval üldse loodudki. Kui me mõtleme nüüd, ma ei oska nüüd aasta arvu pakkuda, aga kui keegi oleks mulle kunagi öelnud, et hakatakse raha teenima selleks, et mõelda telefonidele äppe, mida noored kasutavad ja rääkimata videode tegemist või blogi pidamist, siis ma usun, et need ametid tulevikus nõuavadki seda, et tänapäeva noor mõtestaks oma tegevust, ta oskaks analüüsida seda, mida ta teeb. Tal peab olema suhtlusoskus lisaks siis nii-öelda sellisele nii-öelda viisakale suhtluse. Ta peab oskama orienteeruda sotsiaalmeedias, virtuaalmaailmas ja ka selle kõnepruugiga toime tulla. Kohanemine, mis meile praegune tänane olukord mängis kätte just selle, et kas ma suutsin ümber lülituda nüüd hoopis teisele õppele või mitte ja kui kiiresti ma kohanesin sellega. Ja loomulikult üks kõige olulisemaid ongi see loovuse pool ehk uute ideede genereerimine. Ja see kõik saab alguse sellest, kui sa oled ennast juhtiv, kas õpilane, sest et elukestev õpe on ju üks olulisemaid märksõnu. Ja siit edasi. Võib-olla oligi siis see hetk, et millest me nüüd kõik oleme ka maininud, rääkinud, et meie klaaskuuli raputati siis sellel aastal ja mängiti kätte see võimalus, et vaadata siis üle ja mõtestada oma õppetöö. Ja ma hea meelega nüüd kuulaks teilt, et mis te arvate, mis olid õpilaste jaoks nii-öelda selles olukorras sellised ehmatuskohad, mis pani neid hoopis teise olukorda. Kas te oskate tuua välja, et mida õpilased võib-olla teile on tagasi peegeldanud, et mis on neile sellised keerulised kohad olnud või tekitanud raskusi? Ma võib-olla siis kommenteerin jälle. Aga ei, mina mitte nagu õpetajana koolis, aga jälle, et lapsevanemana ma näen, et nad esimese asjana ega nad vastutust ei tahtnud võtta. Et nad ikkagi otsisid seda
kedagi kuskil, kes võiks ju nende töö eest vastutuse võtta, et kas siis on hilinenud tal midagi või on tal tegemata või teeb hiljem, et see oli küll tunda, et ma pidin ikka sellega väga palju tegelema personaalselt lastega, et selle vastutusküsimusega just, et võib-olla ma tooks selle välja siin. Jah, et tõesti, et selle suure vabadusega, mis ühel hetkel anti, tegelikult kaasnes ka suur vastutus, millega ongi keeruline toime tulla ja esimestel nädalatel seda nii-öelda oskust planeerida, mis on siis, millal on mul vabadus, millal on mul vastutus enda õppetöö eest, oli keeruline. Ja muidugi tekkisid hinded, väga head hinded järsku ja siis ma jõudsin vanema lapsega ka sinna, et talle selgeks teha, et ega see hinne, et tal oli väga oluline, et see õpetajale ruttu mingi töö ära saata, et sealt tuleb ikka see 4-5, aga lõpuks keeleõppes eriti, et kui ma hakkasin ise küsima ja analüüsima, et ega ju see teema ei olnud selge või need sõnad ei olnud selged, et võib-olla see töö sellega, et kelle jaoks me midagi teeme, et ega need hinded ei ole, tegelikult mina ei ole üldse hindeid lastega koos niimoodi arutades vajalikuks pidanud, et pigem olen tagasisidestanud, mis neil nagu täna, millised teadmised neil on ja koduõppes tuligi see välja, et keeles kohati olid nagu need hinded väga lihtsalt tulnud ja pidin need temaga koos ikkagi tunnid uuesti tegema, et tal see teema selgeks saaks. Võib-olla see, et hinnete teema ka. Ja ehk tegelikult võib-olla siit võttes nagu sult sõnadest kinni ehk et õpistrateegia ja see, et kuidas õppida. Kas õppida selliselt saada kätte oma hinne ja kasutades nii-öelda ka õpivahendeid mingi enesekontrolli tegemiseks, mis ei ole kindlasti mitte keelatud ja halb mõte, aga lihtsalt see, et kuidas õppida nii, et saaks teema selgeks, et see jääks meelde ja et hiljem saaks ehitada sinna järgmise korruse järgmise teemaga ülesse. See küsimus on kindlasti väga suur küsimus, mis on üles kerkinud. Kas on veel mõni? Sa mõtled, mida meil Eestis koolides? Ja, et mis olukorda lapsed nagu asetati, mis olukorrad, millega nad pidid silmitsi seisma? Kõige esimene nädal ja tegelikult ka meil täna lõpeb nüüd kohe, aga ma juba vaatasin, et 3. tagasiside, et me oleme siin algul võtsime igal nädalal ja nüüd tegime pikama pausi ja võtsime tagasiside, et esimene nädala neljapäeval juba meil 9. klassi juhataja ütles, et õpetajad, tõmmake tagasi, temal endal tütar ka käib 9. Kell on õhtul kell 8 ja mu laps ikka, väga tubli laps, ikka veel õpib. See tähendab, õpetajad ei osanud seda õppemahtu arvestada, et kui palju suudab üks laps iseseisvalt ära teha. Et kui palju tal selleks aega kulub, kui te tempot ei hoia ja ei juhenda kõrval. Et kui suur maht on see, et seda ja tegelikult ka praegu nüüd me vaatasime, et 25% lastest ütles, et tal kulub õppimiseks tavapäraselt rohkem aega, kui tal tunniplaanis on tunde. Et tal kulub ikka ja siis veel sellega arvestada, et kui palju laps on ekraani ees. Et läbi ekraani see juhendamine käis, et sinna lisaks lisandusid veel hiljem ka Zoomi tunnid, et ta ütleb, et terve päeva on ekraanide ees, tal on väsinud ja siis õhtul hakkavad veel muusikatunnid. Ja meie kooli probleem nüüd ei olnud, et meie leppisime kohe esimesel nädalal kokku, et me ei võta keskkondasid juurde, mida lapsed enne ei tea või kuhu logima peavad, aga Eesti üldiselt, et kuna see plahvatas ka nagu õpetajad, kui põnevaid keskkondi on, et kus sai kõike katsetada ja õpetajad siis, et kord lapsevanemate tagasidest, et kord tuleb ühte kohta logida ja teise kohta logida ja need paroolid meeles pidada ja siis meeles pidada ka või millisesse keskkonda, milline töö üles laadida tuleb, et praegu nüüd on juba 7. nädal käes, et on juba tavarutiin, aga see esimesed 3 nädalat. Ja tegelikult oligi ju see, et laps pidi toime tulema ootamatustega. Et ei osanud õpetajad veel võib-olla kõik seda ette näha, ei osanud lapsed ja see oligi see kohanemise koht ja toimetulek
sellega, millega meid raputati siis. Ehk et tegelikult ma arvan, et see raputus aitaski meid panna mõtlema sellele, et kas see õpiviis, mida me oleme siiamaani kasutanud, kas see motiveerib praegu õpilasi iseseisvalt õppima ja mida nagu meie oleme avastanud, kui me tulime sinna Hispaania õppekeskusse, mida me soovisime, oligi see, et on vaja muuta õppimiskultuuri selleks, et muutuks suhtumine kooli ja õppimisse. Ja meie leidsime, et kui me tahame, meie eesmärk on see, et õpilane oleks ennast juhtiv, siis juhitud iseseisev õpe on nii-öelda esimeseks sammuks sinna. Ja siis me hakkasime astuma neid samme, kuidas üldse kujuneda ennast juhtivaks õpilaseks ja ma läheksin kõigepealt siia õpetaja rolli juurde. Nagu te teate, ütleme, kõik inimesed oskavad olla arstid, poliitikud ja loomulikult õpetajad. Ja siinkohal on üks väga hea pilt, mis minu meelest iseloomustab veel Hispaania õppekeskuse õpetajaid ja ma usun, et ka siia võiks juurde tuua ka Eesti õpetajate pilte, et mida siis arvavad üldse kõigepealt sõbrad loomulikult meie tööst, üks pidu ja pillerkaar. Direktor usub, et kõik tuleb selliselt loominguliselt päeva jooksul kulgedes ja arenedes ja mis siis see tegelikkus on. Ja selleks, et meie saaksime toetada õpilasel kujunemist ennast juhtivaks, siis õpetaja peab väga hästi teadvustama oma rolli ja oma eesmärki. Ja meie koolis tõesti on olulisem protsess lapse areng. Ja fookuses on õppija aktiivsus ja tegutsemine. Ja õpetaja sellel kohal ongi aktiviseerija ja toetaja, kes tunneb õpilast ja kes oskab läbi selle ka õpilast suunata. Ja meie leidsime, et õpetaja roll siis on nii-öelda saab teda võtta siis kahena, et meie saame teda toetada õpijuhiste koostamisel ja tagasiside andmisel. Ja õpijuhis, nagu me juba siin oleme rääkinud, on siis lihtsalt öelduna tööjuhis, mille abil saab õpilane õppida iseseisvalt, kus on kindel struktuur, et õpitav ka kinnistuks. Ja teine iseseisva õppe puhul on tagasiside, mis on ääretult oluline. Sest sealt oskab õpilane edasi minna, ta õpib ennast analüüsima ja vastavaid järeldusi tegema. Ja meie oleme tagasisidel keskendunud järgmistele punktidele. Meie keskendume protsessile, õppimise protsessile kui tervikule, mitte ainult kontrolltöödele, sest et ka nii-öelda meil siis enesekontrollid on õppimise osa. Sest et meenutamine, teadmiste otsimine mälust tagabki selle, et teadmised muutuvad üldse püsivaks. Siis tagasisidet andes me võrdleme õppijat tema edenemisega. Alati me anname tagasisidet, kus õpilane saab, mille abil saab õpilane edasi liikuda. Ja ta saab vastused küsimustele, mis võib-olla tal ennemalt on olnud, kuid nüüd siis nii-öelda annab see tagasiside võimaluse tal astuda need sammud, küsida abi. Tuleb tuua kindlasti tagasisides välja pingutust vaevad kohad, ehk et ei ole lapsed kõik üdinisti tublid alati, vaid igal kord on ka selline koht, mida saab paremini, sest see motiveerib ka õpilast jätkama pingutamist, mitte jääda loorberidele puhkama. Ja mulle meeldib meie õpetaja Merle mõtteviis, et mõnikord on vaja astuda ka samm tagasi, panna sisse tagurpidi käik. Et kui ongi olukord, kus õpilase edasiminek ei ole nii-öelda tema võimekusega tasakaalus või kooskõlas, siis tuleb astuda samm tagasi ja leida see koht, kus on tekkinud siis puudujääk. Vundamenti laotakse ikka kivi haaval ja ühtegi kivi vahele ei tohi jääda. Ja see tagasiminek
tasub end ära mitmekordselt tulevikus, kui rühkida edasi ja jääda lootma, et seda auku tähele ei pane. Ja tegelikult me oleme ka jõudnud selleni, et väga palju on ka sõnastamise küsimus. Kui anda tagasisidet, siis kas on 4 õiget või 11 valet, kas on märkus või märkamine. Ja uskuge mind, sellise positiivse noodi hoidmine motiveerib õpilasi väga. Ja nüüd ongi võib-olla see koht, kuidas siis aidata last. Ehk et mis on meie õppekeskuses esimese 2 nädala kõige olulisemad ülesanded õpetajatena. Kui tulevad uued lapsed, siis meie ülesanne on õpetada teda õppima. Ja muidugi meid aitab väga palju ka see, kui on lapsi, kes juba seda õpet oskab, on nemad kõige suuremad õpetajad üldse seal juures. Ja tegelikult ma sooviksin, et kui ma toon mõned punktid välja, siis ma sooviks, et te räägiksite lugusid või tooksite näiteid oma igapäevaelust, et kuidas teie oma klassi olete sedaviisi motiveerinud või õpetanud, sest tegelikult tihtipeale me tegutseme intuitiivselt ja me teeme õigeid asju, aga me ei pane sellele silte ja nimesid, et vot nüüd on see seotud juhitud iseseisva õppega või me suundume just sinna ennast juhtiva õpilase poole. Tegelikult see tuleb iseenesest ja nüüd on hea, kui te ise märkaksite oma tegevuses ka neid samu asju ja saaksite endale õlale patsutada ja öelda, et vot, astume sammu õigele poole. Ja esimeseks, mida meie oleme siis märksõnana kirja pannud, on vaja õpetada aja planeerimist, mis on tõesti väga suuresti ennast juhtiva õpilase alus. Kuidas teie õpetate nii-öelda aja planeerimist? Millega te soodustate seda, et õpilane saaks sellega tegeleda? Ma usun, et igaga selline väiksem tegevus, mis tundub võib-olla esmapilgul selline võib-olla tühine, siis uskuge mind, ka niisugused väiksed sammud on ainult suurema eesmärgi poole. Mina soovitasin lastel teha väike päevaplaan, kui me läksime distantsõppele. Ja kui see päevaplaan ei toiminud, siis teha vastavalt parandusi nädala lõpus. Ja kuidagi toimib, et nüüd on päevaplaan paika saanud ja lapsi ja vanemad ka seda väga soodustavad, et hea idee ja vaatavad. Tegelikult ma olen 100% nõus. See nii-öelda rutiin ja kindel päevaplaan tagabki selle, et õpilane jõuab õpitud ja ta oskab analüüsida seda ka, et kas ta kulutas oma õppimisaega mõistlikult või mitte. Ehk tegelikkuses on see, et kui juba ta mitmendat nädalat seda teeb, siis ta peaks nägema seda, et tal saavad asjad kiiremini valmis. Sellepärast, et tal on ju võimalus ise lahendada ülesandeid omas tempos ja need kiiremad lahendajad ju ei pea ootama õpetajalt järgmist juhist, vaid nad saavad ise tegutseda. Nii et tõesti peaks see kindel päevaplaan tagama selle, et õpilased saavad oma asjad tehtud õigeaegselt ja sealt saab ka anda tagasisidet selle kohta, kas on liiga palju ülesandeid või mitte. Et meie kool Hispaania õppekeskus muide tegi täpselt seda sama, et esimese ülesanden oli see, et õpilased pidid jätkama oma tavapärast rutiini, kui nad koolis käisid. Et kindlad kellaajad ärkamiseks, puhkepausid ja lõpuaeg. Et tõesti, suur kiitus, see on see üks põhialus. Siis edasi, kuidas meie nagu aitame last. Eksimine on inimlik ja et õppimisoskus on õpitav ja arendav. Seda vähemalt nii-öelda oma kogemuse põhjal võin öelda, et kuigi see tundub nii lihtne tõde, siis et seda selgeks teha ja sellesse ka uskuda ja astuda see samm, et ma riskin millegiga, siis tundub õpilastele keeruline, sest tihtipeale järgneb sellele kas kehv hinne, õpetaja manitsus,
kuigi tegelikult on õpilane ju õppimisfaasis, nii et tuleks hoopis toimetada vastupidiselt. Kuidas teie olete siis seda eksimist õpilastel õpetanud, et võib seda teha? Mina nagu kiidan ja julgustan selles mõttes, et kui on ära parandatud ja tõmmatud maha, siis ma ütlen, et ma näen, et sa oled ise vaeva näinud, leidnud neid vigu ülesse ja et sa oled tõesti seda ise teinud, et ei ole kuskil keegi ette ütlenud, et mitte ühtegi viga nüüd ei olegi, et pigem ma olen nagu hea, et sul mõni viga ka sinna sisse tuli, et siis ma näen, et sa tõesti ise oled toimetanud seal ja siis nad julgevad. Kas keegi veel sobib anda mõne nipi, rääkida omast kogemusest? Halliki, kuidas sul vigade tegemisega on? Minu vead olenevad väga palju teemast. Minu teema, kui see teema jääb mulle külge või see on minule väga huvitav või ma olen seda varem natuke uurinud või see on mind kaua huvitanud, jääb see mulle väga kõvasti külge. Aga kui see ei huvita mind, see on igav minu jaoks ja muu selline, siis ma suudan seda teha, aga siis ma tahan sellega kiiresti edasi minna, et ma ei peaks seda kaua tegema, sest see on igav ja siis mul tekivad vead. Aga kas sa õpid neist vigadest ka? Mida? Kas sa õpid neist vigadest ka? Jaa. Ja tegelikult siia juurde sobib rääkida Halliki on meil tõesti tubli õpilane, aga tal on ka need pingutust vajavad kohad ja meil on praegu käsil projekt Halliki käekiri ja ma tean, et Halliki on endale või ütleme, et täna me jõudsime sinnamaani, et kui võib-olla muud ülesanded enam pingutust ei nõua, siis nüüd tuleb leida endas motivatsioon, et tegeleda oma käekirjaga. Et eks see ongi niiviisi, et kui õpilane tunnistab seda ja õpetaja oskab seda serveerida, siis ma usun, et iga viga või iga pingutust nõudav koht ja see soov teha paremini jõuab ka õpilaseni. Ma räägin vahele. Kui ma sain 4. klassi, kellel ma õpetan matemaatikat, siis seal oli pealine probleem see, et kui keegi eksis, kas mingi väike arvutus, viga või ükskõik milline viga, siis teatud kujud klassis hakkasid alati halvusteid kommentaare tegema. Ja siis ma olen sellega nii palju vaeva näinud, et nad ei teeks või kommenteeriks nõmedalt. See on küll paremaks läinud, aga see ikkagi nagu on ja see takistab nendel, kes ei ole nii kindlad sõna võtmas, nad kaotavad enesekindlust ja nad kardavad eksida rohkem. Ja see on kindlasti koht, millega teha tööd, sellepärast, et ma ütlen teile, Hispaania õppekeskuses on õpilasi vähem ja seal on kõik väga läbipaistev. Seal on, ütleme niimoodi, et iga õpilase, iga liigutus, iga sõna, iga tegu jõuab kohe päevavalgele ja see ei mõjuta mitte ainult seda klassi, kus ta tegutseb või neid kaaslasi, kellega ta koos tegutseb, vaid see automaatselt mõjutab tervet suurt koolimaja, sest et kõrvad on igal pool ja see on motiveerinud neid oma suhtumist muutma ja tihtipeale, kuna ju meil on ka see võimalus, et vanemad õpilased õpivad koos noorematega, siis ka on jõudnud vanemate õpilastele see, et nad on ju eeskujuks ja tänu sellele oleme saanud nii-öelda suunata nende suhtumist, kui nemad on ju eeskujuks. Nii et see on töö, mis vajab tegemist ja tõesti võtab ka oma aja. Mina räägiksin oma lastest, kuna minul on vene emakeelega lapsed, kes on pandud siis Eesti kooli õppima, siis meie vigadest õpimegi. Et see on täitsa loomulik, et me räägime valesti. Ma ei tohigi neid vigu nagu neile niimoodi vigadena serveerida, sest mul on vaja ju saada nad rääkima ja kui nad hakkavad kartma, et nad räägivad valesti, siis nad ei teegi suud lahti ja olen neile ise ka eeskujuks olnud sellega, et näidanud, et
no meil ikka tuleb jutuks mõni venekeelne sõna, mida nad ei tea ja või tahavad eesti keeles öelda ja küsivad siis minu käest, et kuidas see sõna eesti keeles on ja siis ma ütlen, et ma ka ei tea. Ja nad on juba harinud sellega ja ütlevad siis mulle, et õpetaja, aga sul on seal see sõnaraamat, et mine vaata sealt sõnaraamatust, eks, mida see siis tähendab. Nii et mina näitan, kuidas mina õpin vigadest või teen vigu ja nemad on ka harinud sellega, et nemad teevad vigu ja mina siis parandan ja aitan. Nii et need vead ei ole, no ütleme, need ei ole need vead, mida teised lapsed peavad vigadeks, vaid see ongi nagu õppimine samal ajal. Ja eks tegelikult ongi see, kui õpilane näeb, kui õpetajal endal tuleb apsakaid sisse ja kuidas õpetaja ise sellele reageerib, siis ma arvan, et on ju teada-tuntud tõde, et tegutsege ka, et lapsed tegutsevad nii, kuidas nad näevad, et õpetaja ees käitub, ehk see eeskuju küsimus. Nii et ma usun, et see on väga suuresti seotud sellega. Ma nõustun ka väga sellega. Ma hakkasin ise ka matemaatikas tegema arvutused päris palju vigu tahvli peal ja see mõjus oluliselt. Ja. Ka mina tahan lisada, et ma märkasin nüüd distantsõppel ja online-tundide läbiviimisel, et lapsed on tegelikult väga abivalmid ja heatahtlikud. Ja kuna kasutame praegu palju chati ja trükkimist, et siis ongi see, et kes märkab viga või kui näeb, et mõnel tuleb veel mõelda vastamisel, siis panevadki ruttu juba vihjed, vajalikud vihjed juba sinna chati, nii et see ka toimib. Ja tegelikult on ju see on üks edasiviiv jõud, julgus eksida, julgus proovida. See on ennastjuhtiva õppijate puhul üks väga-väga oluline oskus. Ja sinna juurde ju kohe võib öelda ka nendest enesekontrollidest ehk kontrolltöödest. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis kontrolltööd on ju õppimise osa, sest et siis ju meenutatakse ja otsitakse mälust neid teadmisi ja kui seda teadmist reaalselt kasutatakse, siis jääb see ju ka meelde. Ehk et õpilastel meie oleme andnud võimaluse ka teha enesekontrolle, kas siis harjutavaid mitmeid kordi, enne kui tehakse see üks ja viimane. Oleme andnud ka võimalust teha mõnda enesekontrolli mitu korda. Ja see on ju ainult üllama eesmärgi nimel. Mida rohkem ta seda ühte teadmist kasutab, seda kindlamalt see jääb talle meelde. Sest et on minu meelest selline sellel kohal, sellel enesekontrollil on kaks poolt, et tõesti, kas see peegeldab seda ühte hetke sellest päevast ja sellest teadmisest, aga kui sul on mitu varianti sellest enesekontrollist, siis sa saad juba võrrelda ja laps saab võrrelda, et kas ta on sellest teemast aru saanud või mitte. Ja ma arvan, et ka kui me tahame õpilasi suunata sinna, et oluline on oskus ja teadmine, mitte hinne, lastes teha enesekontrolle mitmeid kordi, ka kinnitab seda võimalust. Kuidas teie olete enesekontrollide ja kontrolltöödega hetkel tegutsenud ja milliseid viise leidnud, et see ka motiveeriks neid tegema neid? Ma võin öelda, ma juba peegeldasin ka, et meie lubame teatud enesekontrolle tõesti mitu korda teha. Ma matemaatika õpetamisel olen tihtipeale teinud enne enesekontrolli sarnaseid töid, et iga nädal meil on sellised kokkuvõtlikud tööd ja seal on tihtipeale ülesanded, mis on sisuliselt sarnased, mis tulevad enesekontrollis ja hästi hea on näha seda, kui ta selles nädalases enesekontrollis eksis, tegi vigade paranduse, siis selle teema kokkuvõtlikus enesekontrollis ta tegi selle õigesti, sest ta oli omandanud oskuse, kuidas seda ülesannet lahendada ja selle põhimõtte. Et võib-olla selle mõtte ma annaksin kaasa. Nüüd on veel üks, mis on ennast juhtiva õpilase puhul, et kuidas siis last aidata selleks kujunemisel, on selline viis nagu teadmiste uinutamine.
ma arvan, et olete palju kuulnud ka Waldorf pedagoogikas sellist mõistet nagu epohhõpe. See tähendab siis seda, et nad süvenenult keskenduvad teatud ainele mingi perioodi ja siis nad jätavad selle õppeaine kõrvale ja tulevad selle juurde hiljem tagasi. Meie õppekeskuses kasutame sarnast viisi ehk meie keskendume siis ühe päeva jooksul, sellel ühel kindlal päeval just vanemate õpilastega ühele kindlale ainele ehk et ta on kogu aeg selles nii-öelda sellel samal lainel, kus ta päeva alguses pandi. Et mõelge nüüd, ma ütlen koolis, ma ju tean, ma olen ka olnud õpetaja tavakoolis, kus sul ongi päeva jooksul 6 tundi, 6 erinevat tundi ja sa pead suutma iga 45 minuti tagant lülituda ümber uuele ainele. Tegelikkuses on tehtud ju kindlaks, et õpilasel võtab 20 minutit selleks, et täielikult süveneda ühte teemasse. Ja nüüd mõelge, kui see võtab 20 minutit, siis ta süveneb, mingil hetkel tuleb õpetaja jutt kõrvale, siis ta peab ümber lülitama ja siis heliseb kell ja ta peab uuesti edasi liikuma. Ehk et meie oleme võtnud viisi, et tõesti näiteks esmaspäevad on eesti keele päevad, sinna juurde mõnikord kirjandus, teisipäev matemaatikapäevad, et ta saaks tegeleda süvitsi selle ühe ainega. Ja siis näiteks nädala lõpus või järgmisel nädalal võetakse sama teema, meenutatakse ja liigutakse edasi selleks, et vahepeal saaks nii-öelda teadmine ka talletuda. Kas te olete ka proovinud sellist viisi või olete te märganud, et näiteks kui te mõnda aega mingit õppeainet ei puuduta ja võtate uuesti selle päevakorda, siis selle meenutamisel te näetegi, et mida on õpilased tegelikult omandanud. Ja seda olen küll kogenud, et üldse ei mäleta mitte midagi. Et meil on, ma ütlengi, õpilased on tõesti sellised, kes võivad unustada, aga ma arvan, et mida rohkem nii-öelda anda neile ka võimalust selleks, et teatud uutes olukordades seda kasutada. Et näiteks mõni eesti keele ülesanne tuleb hoopis loodusõpetuse aines, siis võib ka juhtuda see toredus, et tuleb see eesti keele teadmine väga kergesti. Tean ka neid, kus on eesti keeles harjutatud i ja joti õigekirja ja kui tuleb töö, siis vastupidi, kõik i ja jotid on kõik segamini. Ehk et mõnikord on vaja anda puhkust ja hoopis teises kontekstis seda kasutada, sest siis võib tulla ka üllatusi. Ja meil on abiks paaristunnid, et näiteks teatud õpetajad pooldavad seda ja teatud ainetes. Eriti hea tulemus on seal, kus ongi nädalas ette nähtud näiteks 2 tundi. No kas või keemiat, ja? Ja siis on õnnelikud kõik, nii lapsed kui ka õpetaja. Tavaliselt ka kodutöö maht on märksa väiksem, sellepärast et enamus õpitud jääbki meelde selle tunnis korraldatud tegevuse kaudu ja keeleõpetajatele sobib nii, et ikka teatud lahendused on võimalik leida ka tavakoolis. Ja ma tean, et Rocca al Mare kool on ka otsinud viise, sest et tihtipeale öeldaksegi ja ma olen nõus, tunniplaan on takistuseks. Sellepärast, et kui sul ongi vaja kõik ained terve nädala jooksul ära teha, siis suureks leevenduseks on nii-öelda need paaristunnid. Ja kui klassiõpetajal on näiteks järjest 3 klassiõpetaja tundi, siis on tal võimalus oma tööd planeerida niiviisi, et mis päeval, mida ta teeb, millele ta keskendub. Nii et tõesti väga hea, aitäh, et selle välja tõite. Ja nüüd siis veel viimaseks punktiks, et kuidas siis see ennastjuhtiv õppimine võiks kujuneda, siis meie oleme märganud, et siis õpijuhisega töötades on lapsel võimalik töötada omas tempos. Tal on võimalik vaadata asjale sellise pilguga, et keegi ei kiirustaks teda, keegi ei oota talt kohe vastuseid ja ta saab mõelda selle üle, ta saab otsida vastuseid ja kaob ära selline pinge, õppimise pinge ja siis tal on võimalus selle teemaga kas süvitsi minna või täpselt õppida nii palju, kui vaja on, et see selge oleks. Et kuidas teie olete nii-öelda andnud võimaluse
et õpilane saaks oma tempoga. Noh, nüüd distantsõppes kindlasti on seda rohkem ja lihtsam võimalik teha. Ja distantsõppes me annamegi esmaspäeval ülesanded kätte ja ta ise planeerib oma aega, tal on nädal aega neid tegemisi ja toimetusi teha vastavalt oma äranägemise järgi. Aga kas see on mõnda õpilast ka motiveerinud just selleks, et ta saab ise tõesti tegutseda, et tal kaob see selline ka jälle mingisugune hirm selle ees ära, et ta kohe vastust ei tea, et tal on aega selle peale mõelda ja leida see vastus? Kuna minul on praegu, et need teise klassi lapsed sõltuvad palju oma vanematest, sest seal on ju keelebarjäär. Kõigepealt peab vanem selle eestikeelse osa endale selgeks tegema ja kellel on siis ikka vaja tööl käia, siis ainult saab lapsega tegeleda siis, kui ta töölt tuleb ja no on seinast seina, on neid tegemisi, on neid lapsi, kes teevad ühe päevaga nädalatöö. Aga on ka need, kes jätavad siis nädalavahetusele, et siis on vanematel rohkem aega nende tegeleda. Ja eks see tuleb ka sellest eripärast, et see on uus olukord ja on neil oodatud uut oskust, et nad oskaksid iseseisvalt õppida, mida ju eelnevalt ei ole nii põhjalikult harjutatud. Ja kogu aeg on õpetaja kõrval olnud, on ta siis klassis või pikapäevarühmas, aga kes keelt valdab, aga nüüd on ta kodus lapsevanemaga, kes ei valda keelt ja kes ei saa aidata kohe niimoodi käigu pealt. Ja ta ise ka ei saa veel päris hästi hakkama selle keelega. Et nemad on hoopis eriolukorrast tegelikult. Ja, ongi võõrkeele õppimine. Nii-öelda kodustes tingimustes, distantsõppena. Nii, kas keegi oskab veel tuua välja mõned võib-olla punktid selle kohta, et kuidas aidata last jõuda sinnamaani? No mina võin nii palju lisada, et praegu meie koolis on suurenenud online või videotundide maht. Just eesmärgiga, et lapsevanemate koormus väheneks lapse juhendamisel, abistamisel ja videotundide raames on märgata, et selle lapse tempo, kes oligi kiirem ka siin kontakttundide läbiviimisel, et lihtsalt tuleb alati varuks hoida veel selliseid ülesandeid, et tema ei peaks ootama, et tema töötempo ja tema tulemuslikkus ei kannataks. Nii et ütleme, online tundide puhul ikka plussiks on see, et tõesti protsessi juhibki õpetaja ise. Ja nii nagu ikka ka tavaklassi raames, et sa pead märkama, pead märkama seda üldpilti ja selliseid juhiseid andma, et keegi ei kannataks ja ei oleks seal lihtsalt ootel. Ja selle sama oskusega lõpuks, kui ta saab, planeerib oma aega, liigub omas tempos, siis ta jõuab sinnamaani, et ta suudab ka iseseisvalt tegutseda ja saab ka iseseisvalt õppida. Ja õpetaja poole saab pöörduda juhul, kui ongi küsimusi, selliseid asjalikke ja konkreetseid küsimusi. Ja kodutöö kui nähtus on ju ka nüüd teistsugune, eks ju. Ja siin ongi nagu ütlema, ma ei tea, praanikuks just see piitsapräänik, mis piitsast praegu piitsa ei tohi üldse kui nähtust olla. Et kui õpetaja juhendamisel kõik on selge, kõik on tehtud, kõik on arusaadav, siis ei olegi vaja seda kodutööd teha. Sel ajal sa võid tegelda oma huvidega, hobidega ja nii edasi. Ja Helju. Nii, Anneli, palun pane endal hääletu peale. Aitäh. Nii, kas on keegi veel mõne mõttega kaasas, et mis praegusel hetkel just distantsõppes aitab õpilastel muutuda aina iseseisvamaks? Mina jälle lapsevanemana võib-olla ootasingi neid õpijuhiseid, mida nagu väga et ütleme 3. klass ja 9-aastane laps väga vajas. Ja me oleme sellest täna väga palju rääkinud, nii et tegelikult see oligi minu kui lapsevanema nagu kõige suurem mure,
et ma pidin väga suure rolli ise võtma selle aine õpetamisel, sest puudusidki väga kindlad õpetamisjuhised. Ja siin, kui Tatjana rääkis, et nad väga palju kasutasid seda veebiõpet, siis vastupidi, mina tundsin sellest puudust, et see õpijuhis oleks väga hea võimalus kas 15 minutiks ka lapsele selgitamiseks lastele tunni alguses, et seda veebitundi ei peagi tegema alati tervet tundi või paarist tundi, aga just nende õpijuhiste edasiandmiseks, et see kindlasti aitaks. Et see oli selline kommentaar. Et meie Hispaania õppekeskuse põhimõte ongi see, et selleks, et säiliks nii-öelda inimlik kontakt ja puudutus õpilase ja õpetaja vahel, siis me teeme ka neid videokonsultatsioone, aga need ongi sellised vestlusringid ja saada tagasisidet, kuidas on õpilasel läinud just ka nii-öelda sellisel emotsionaalsel tasemel, kuidas ta on vastu pidanud, mis on tal need keerulised kohad ja lõpuks ka kindlasti see, et saada teada, kui palju on siis teemat omandatud ja kinnistame ka koos erinevate ülesannete tegemisel. Aga õpijuhised on täpselt need selleks hetkeks, kui ei ole õpetajat videotunnina tal vastas, siis on tal võimalus ikkagi ka iseseisvalt toimetada ja õpijuhis ju annab võimaluse ka õpetab iseennast aitama ja väga oluliseks oskuseks õpijuhisega töötades saabki õpikuga töö, kuidas toimetada niiviisi, et õpikust leida vastused ülesse ja kui on ka küsimused, et kas pöörduda õpetaja poole või ma saan veel kuidagi ennast aidata. Ja järgmisel korral me lähemegi väga konkreetseks, et kuidas üks õpijuhis üles ehitada selliselt, et see toetaks õpilast, mitte ei tekitaks temas uut stressi ja võib-olla uusi keerulisi küsimusi. Aga see ongi kõik selleks, et siis lõpuks õpilane ja õpetaja tunneks seda, et tema aitab, aktiviseerib õpilast ja õpilane tunneb, et tema on see, kes õpib. Ja minu poolt tänaseks on kõik. Suur rõõm oli koos teiega olla ja nüüd, kui kellelgi on veel mingeid küsimusi või mingeid mõtteid, siis ma hea meelega kuulen ja vastan. Halliki, kas sul on soovi küsida?